Alati värske räim, kui meres ära puhastada kohe natukene ja siis suitsetada, on väga hea. Marineerides on väga hea, praetud, marineeritud. See tähendab nii, et mõni keedab räime, mõni praeb räime, mõni suitsetab ja mõni soolab ka isegi talveks, ehkki sügisene räim on talveks parem. Praegu on selles räim hea, et on mari, aga kel mari meeldib, siis ikkagi 1/3 moodustab sellest mari juba. Räim on erinev, see sügisene räim on hoopis teist sorti räim, tema on nagu eringalisem, tema on palju rasvasem. Et teda on väga hea talveks nagu varuda, soolata ja siis kõike saab edasi teha. Aga praegu on ju, igal ajal on hea räim. Praegu tuleb marjaga ja ta ei toitub vähe, seest on puhas, ei pea isegi puhastama, kui suitsetada. Kõige parem maitse ikka on kuiva lepa või õunapuuga teha. Aga rahvas tahab, et oleks ikka esteetiliselt ilusam vaadata, siis nõgest natukene lõpuks või siis oleks nüüd lepalehed juba, siis saab ilusi kuldkollase. Kõige parem räim on piimega tehtud räim. Seda on ette lihtne teha. Praed sebule, siis paned biotave räimi panni peale, siis praed need ka natuke, siis paned piima ning hapukurt juurde, nii natuke sulajuustu ka, ning see on kõige parem. Suola pipart ka, ning siis on väga hea. Tegelikult on see, et ükskõik mis kala on, nii on ka räim, et sellest räämest saad teha kõiki häid asju. Et me ei pole veel siukest asja saanud, mis asi räämest tehtud asi ei pole jää. Mede peres küll need räämeroad muutun ei pole. Et meil on tehtud juba, mina mäleta, et vanaema vanaisa tegid neid samu asju, mis meiegi teeme. Et see vist ongi see Kihnu eripära, et põlvest põlve lähtavad need retseptid ning koha salajased rääme suitsutamise nipid näiteks edekohe. Et tegelikult perel on oma saladus. Kihnu räämerullid on siuksed, et vähemalt meie ei oota retsepti, paneme sedasi nagu param maik tundub tulad. Ning mis see saladus on, oleneb jälle, kas on jääjõlm või ei ole jääjõlm, kas päike paistab või ei paista, et kuidas need räämed sa seda maiku juurde võtad. Mina küll tahaks, et see rannakalandus ning see räämepüük ikka kestaks, aga kui praegu vaadata, siis natuke nende hääbumise märka on näha küll, mis oma meelest teeb jälle ette kurvaks. Aga sellepärast mina koha teen lastele erinevasi kalastuslaagrisi, et just seda rannakalandust koha, seda meite igapäeva elu nagu noortele koha populaarsemaks teha. Et toodame, et meite laagritest ka natuke kasu on, nii mõnigi kalamees ikkagi nendest ka tekib.